No nii, vihma hakkas sadama, aga väike video sellegi poolest, et eelmisel korral rääkisin siis natukene plaanidest, mida nagu teha tahaks. Siin minu selja taga oleval siis objektil ja räägiks siis, kuidas õnnestus, mis vahepeal juhtus. Et tegelikult väga palju ei õnnestunud, et mis siis juhtus, elu juhtus. Ja täpsemalt tähendab see siis võib-olla seda, et ilmad olid näiteks kehvad, siis pere käis vahepeal külas, et kuna see nii-öelda ilmadega samal ajal, siis võib-olla ütleme sealt väga palju sellist tööaega nagu kaduma ei läinud, et kuna nagunii oli pehme ja vihmane, siis väga palju midagi teha ei saanud. Aga üldjoones jah, et oli selline vesine ja siis kuna plaan oli siis minu selja taga olev siis vundamendi auk, mis siis sai sügisel tehtud ja natuke talvel siin sisse vajus, puhtaks visata ja killustiku nii-öelda juurde vedada ja ära tasandada, siis ega peab ütlema, et läks üsna vaevaliselt, et kuna oli märg, siis ütleme, et saaks korralikult nii-öelda labidaga kallale minna, siis pidi kuskil 2-3 päeva vähemalt tulema sellist väga head sooja ilma. Ja kahjuks seetõttu venis. Ja mis ma otsustasin teha, et siit äärest on ka näha, et on pandud toestatud siis säär ära ka, et lõikasin siis OSP-st lihtsalt väiksed nagu viilud ja kui vihma tuli, siis tuli korralikult, kes nüüd mäletab siin, mis siin nüüd juulikuus toimunud on, siis ta kippus nagu sisse vajuma. Näeb mul sõber ka siin, kes siis, ma ei tea, tatsab väljas ringi. Aga jah, ütleme siis, sain siis tehtud nii palju, et on ääred on toestatud ja ka ütleme, mõnda kohta on siis vaja juurde vedada. Ja kuna seda juurde vedamiseks käsitsi on siis natukene liiga palju, tuleb siia võib-olla 2 kandi juurde, et kes on käruga vedanud killustikku siis ja labidaga seda laiali visanud, siis teab, millest ma räägin. Siis rääkisin oma tuttava siis kopamehega, kes siin küla peal siis toimetab ja tema siis lubas mingil õhtul appi tulla, et kuna ta siin objektide vahel siin sõidab, siis ja tööd on palju, siis kahjuks pole veel õnnestunud nagu klappima panna, aga loodan, et sellel nädalal siis saaks nagu selle ära teha, et saaks natuke kildu peale raputada, siis ma saan vibroplaadi tuua päevaks ja siis hakata ka nii-öelda võib-olla saalungit sisse tõstma. Et saalungite osas olen teinud siis niimoodi, et kasutan ära see olemasolevat materjali, mis siis tähendab seda, et kuna mul on OSP plaati 18 paksusega päris nagu korralikult, siis ma näitan siin selja taga, siis ma olen juba alustanud saalungite tegemist ja projekti järgi on siis ette nähtud nii-öelda siis vundamendi taldmiku laiuseks siis 50 centimeetrit ja siis kõrguseks 20 centimeetrit. Mis siis tähendab seda, et siis tuleb ka saalungid vastavalt ehitada ja kas vastavalt siis armeerimine ära planeerida, et armatuur on samuti olemas, seisab kuuri all minu siin selja taga kuivas, et ta nii-öelda väga rooste ja rebaseks kätt ära ei lähe. Et muidu on pärast selline väga oranž ja võib-olla ole hea, et kui ta nii jõhkralt nagu rooste jätab ka, siis jah, ütleme, et kui saan siin killustik aluse tihendatud, siis läheb nii-öelda see saalung sisse kile peale ja siis saab hakata armeerima ja siduma ja mis ei ole üldse mu lemmiktöö. Ma olen selle nagu teatud osas läbi teinud siin Suvemaja osas. Et seda ma üldse nagu ei oota, aga see tuleb ära teha. Ja mõned mõtted veel või otsustamiskohas, et siin mu selja taga on näha, et ütleme siis siit jookseb üks riba
siin tagapool on ka veel kaevatud, ehk siis see, et ümber perimeetri on nagu et siis see, et ümber perimeetri on nagu vundament, see on nagu arusaadav, aga siis sees ka, et oli, kuna ta on planeeritud mul 1,5-kordsena, siis et sisse ka nii-öelda ütleme siis vahelae nii-öelda kandmiseks siis nii-öelda võtta seda koormust vastu on ka planeeritud siis see otsa. Ja aga olen otsustanud, et 1,5-kordne on minu jaoks natukene võib-olla liiga selline suur, et ta tuleks kuskil 150-160 ruutu, et nii palju mul vaja ei ole. Pole nagu sellega midagi teha. Et kallim nagu ehitada ja lõpus pead teda elutsükli jooksul ka hooldama ja siis minu jaoks nagu see otstarbekus nagu puudus. Ja siis ma aega nagu mõtlesin, et mis ma teen, et kas tuleb ta siis ikkagi 1,5-kordne või ühekordne ja ma olen jõudnud siis ikkagi täna nii-öelda otsusena, et teen ühekordse ehk siis teen vundamendi ainult läbi välisperimeetri, kuna peale mul kandvat vahelage tulema ei pea, mis siis tähendab seda, et ma saan selle katuse lahendada lihtsalt fermidega ära ja tuleb nii-öelda tavaline lagi. Ja pind jääb siis kokku kuskil esimene korrus 100 ruutu, et mõni ruut siia-sinna. Mida ta nüüd ruumiplaaniliselt tähendab, siis ma loodan, ma saan siia pildi ka lisada, kui saan, siis see tuleb nüüd. Ja kui ei saanud või kui sain, siis ma seletan natuke juurde, et tuleb siis elutuba, selline päris suur avatud köögiga, kus on siis ka kamin ja väike siis panipaik ka, ütleme sahver selline, kus saab siis mingid potipannid või mingid kuivained ära panna. Ja siis tuleb 3 magamistuba ja ma usun, et see on nagu täiesti piisav suurus. Ja siis loomulikult vannituba WC ühes ja siis tehnoruum ja siis esik. Et tehnoruumi tahan veel ühe WC igaks juhuks paigaldada, et ma ei tea, võib-olla on kummaline, aga selle valmiduse võib teha, et tulevikus, kui vaja on, siis saab nagu saab seda kasutada. Ja ütleme selline ta siis selline ta tuleb. Ja ütleme, kui võtta seda, et ta tuleb ühekordne ja tuleb siis teha nii-öelda see valu, talmiku valu ümber perimeetri lihtsalt, siis see tähendab seda, et tuleb oluliselt vähem betooni tellida, armeerida, saalumit ehitada ja annab nii-öelda mingil määral ka siis juba praeguses etapis sellise kokkuhoiu. Nii, et vundamendi kohta siis, et paremini aru saada, siis teen väikse joonise, et siis on võib-olla natuke selgem, et perimeetri osa ise on selline, et niipidi on kuskil 15,5 meetrit pikk maja pikkus ja kuskil 7,8 laius ja selline tuleb. Ja vundamendi talmik tuleb siis ümber maja, ehk siis sellise osas. Ja kui me nüüd vaatame risti talle peale, siis ta näeb sisuliselt välja selline, ehk siis see on siis nii-öelda betoonist. Ja kui ma nüüd enne ütlesin, siis et pealt on siis tema laius 50 sentimeetrit ehk siis pool meetrit ja kõrguseks
jääb siis 20 ja armeerimise poole pealt siis tulevad armeeringud niimoodi, et kaitsekiht, et peab jääma vähemalt 5 sentimeetrit, et siia tulevad siis 12-sed armatuurvardad ehk siis 12 millise läbimõõduga, mis jooksevad siis piki suunas ja nende ümber tuleb siis põikjõudude jaoks painutada siis 8-milline armatuurvaras selliselt ja ülesse tulevad siis veel 8-millised armatuurvardad samuti piki suunas. Ehk siis selline armeering peaks võtma päris hästi selle koormuse vasta ja kui me nüüd võtame arvesse, et tegemist on meil sellise puitkonstruktsioon majaga ja veel ühekordsega, siis ega talle väga suuri koormus ei ole, et kindlasti see on selline väga, ma ei ütle, et ülepingutatud, aga ütleme, et ta ei ole kindlasti miinimum ega keskmine, vaid pigem on ta hästi tehtud. Ja mida siis siin veel silmas pidada, et antud juhul vähemalt, et siis nende vahelaius ei tohiks olla üle siis 20 sentimeetri. Ja kui me nüüd jagame selle 50 laiuse nüüd 3 peale ära ja võtame, et siit kaitsekiht on vähemalt 5 sentimeetrit siit, siis me näeme, et selline asi töötab väga hästi. Ja siin all on siis killustik alus ja see on siis tihendatud ja nii ta on. Ja hiljem siis siia tuleb siis fiberblokist laotakse peale blokid ja kuni siis maapinnani ja siis sealt 2-3 plokirida edasi, et tekib selline soklosa. See on siis vundament. Saalungit teha on siis väga erinevaid võimalusi. Võib ka osta juba valmis vormik, kust on juba armeeritud ja siis paika sättida, paika lõigata ja ära siduda, fikseerida ja siis valada. Aga mis mina teen on siis, et mul on siis OSB plaati, lõikasin selle külje pikkuse 20 sentimeetri laiuselt ja fikseerin siis 3 kohast ära, siit otsa poolt ja keskelt ja siis teisest otsast ja lähevad nad omavahel suhteliselt lihtsasti kokku, et teine kinnitub lihtsalt siia otsa ja on ta olemas. No nii, tuli jälle suur tuul. Ja kuidas seda teha siis, et parem oleks kinnitada, olen siia sellised lauajupikesed pannud ja siis ristilaud üle ja distants vahelt on siis 50 sentimeetrit ja alla midagi panna ei ole vaja, et kui tõsta nad kaevikusse sisse killu alusele, siis metallvaiedega siis teatud sammu tagant lähevad siis metallvaied sisse ja need hoiavad siis teda siis ütleme siis selle tsementsegu siis selle survele vastu, et nad ei vaju alt laiali ja kui nad on vundamendi kaevikus sees, siis tuleb lihtsalt vaadata, et kas tuleb panna ka külje peale mingid lauad vastu või vajab lisatoestamist, et see on juba selline siis vaatamise küsimus, et kui nad paigas on ja selline lihtne ta on. Et kui see on paigas, siis siia tuleb kile sisse ja kilejupik jääb üle, et hiljem kui on valatud, siis tuleb ta peale, et aeglasemalt kuivaks. Muidu kuivab liiga ruttu ja peab tihti kastma ja läheb ka praguliseks, et kuivamispraod tulevad, mis ei ole väga hea, et siis kile sisse ja natuke kilejupi jääb üle ja läheb hiljem peale ja siis ta kuivab aeglasemalt ja saab kivineda mõnusamalt ja jääb tugevam. Vot. No aga niimoodi ma ehitan ja tööriistadest on siin siis akutrell, siis
samamoodi on siis siin mul see käsi ütleme saag, kreissaag või ma ei tea, kuidas seda nimetatakse, selline käsi kätes saag akuga, et lihtne mugav ja materjali jaoks siis kasutan ära mingeid vanu jääke, mis jäid näiteks siin kuuriehitusest jäi üle ja et siis teha endale asja natuke mugavaks ka on siis see, et ehitan siis sellise, ma ei tea, selle piknikulaua peal, et on natuke kõrgem ja saab hakkama, et iseenesest neid kokku lasta on suhteliselt nagu okei. Mis siis veel vahepeal juhtumas on see, et kahjuks puurkaevu osas pole ka väga palju edenenud, et ma näen, et see on läinud nii-öelda läbi ehitusregistri kohalikule omavalitsusele menetlemiseks see asukoht ja ütleme see luba siis, aga seal on ta nüüd paar nädalat kinni olnud, et peaaegu 3 nädalat juba, et aga see ongi selline juulikuus, kus ka ütleme ka ametnikud väga palju puhkavad ja asendajad lihtsalt ei jõua seda tööd ära teha, siis ongi natukene selline keerulisem aeg. Aga ma loodan ikkagi, et võib-olla nädala pärast tuleb ära ja saab siis puurkaevu ka. Ja kui puurkaev tuleb, siis loomulikult siis nii-öelda tuleb kopaga ka trassid nii-öelda kaevata siis nii-öelda elumajani ja siis suvemajani. Et suvemajas ka praegu kahjuks vett ei ole. Et toon oma heade naabrite juures siis praegu kanistritega ja muud asjad siis lahendan kuidagi jooksvalt ära. Et tuleb nagu hakkama saada nende asjaga, mis praegu on ja eks see on selline väike seiklus ja kuna ma üksi toimetan, siis on nagu selle võrra lihtsam, et seda nagu nii-öelda, kui sul on nagu pere ja võib-olla lapsed, siis natuke on keerulisem teha nii-öelda ilma siis jooksva veeta siin majandada. Aga võib-olla maja vundamendist ja talmiku koha pealt veel nii palju, et talmiku alt ka siis tuleb kindlasti teha need läbiviigud. Ma näed, hakkas sadama jälle, et ma ei tea, kui hästi on näha, aga tuleb jälle päris korralikult. Mis siis tähendab seda, et isegi kui nüüd traktor, ütleme kopp saaks tulla toimetama, siis kahjuks ei saa nagu võtta, sellepärast et pinnas läheb siin suhteliselt nagu selliseks vedelaks ja mudaseks, et siis ta keerab pool hoovi pahupidi, et tuleb lihtsalt sättida mõne teise päeva peale nagu kuivem. Aga vundamendid ja läbiviigud siis, sealt on siis niimoodi, et tuleb teha siis 3 läbiviiku, üks on siis kanal, mis siis panen nii-öelda ühe kanali toru 160-se, kus siis pärast läheb 110 läbi, sest 110 jääb nii-öelda pea selleks magistraaliks, mis siis läheb siis sellesse biopuhastisse ja sealt siis ilmsüsteemi. Ja tuleb siis veetoru sisse viia, sinna panen samamoodi praegu ühe lihtsalt 75-se toru, et hiljem saab veetoru siis läbi viia, kas see tuleb lõpuks 32 või 24 või 28 või mis iganes ta oli, et siis saab nii-öelda kerge vaevaga ta sealt talmiku alt läbi lükata. Tuleb ta 1,4 meetri peale kuskil, mis on iseenesest nagu okei, et öeldakse küll, et veetrass tuleb vähemalt 1,8 peale panna, aga meil on olnud pehmed talved ja ega ta üle 1,2 meetri ma arvan, et ei külmeta, aga võib-olla igaks petteks nagu panen mingisugused penoplasti või ütleme EPSi siis ribad ka peale. Ja siis 3. läbiviik on siis nii-öelda kaablikaitsekõri, et kus siis hiljem saab siis tõmmata siis selle peakaabli siis majja ja kilpi. Ja need tuleb nagu ära teha ja neid ei saa nagu unustada. Ja nii on.
ehk siis loodan, et saab lähipäevil, ütleme selle nädala jooksul, killustiku õigele kõrgusele tihendatud, siis saaks vormid nii-öelda sisse ja siis saaks hakata juba armeerima, ja armeerimise osas, et ma veel ei tea, kas võtan mingisuguse elektrilise või käsipainutaja või üldse ehitan midagi ise, et seda pean vaatama, et kuidas nagu läheb, et loodan, et kui nüüd reaalseks reaalne töö käib, et siis saan natuke rohkem teha seda materjali, et endale ka tulevikuks, et kunagi on hea vaadata, mis nagu tehtud sai, ja ka võib-olla kellegile siis vaatamiseks ja mõtlemiseks ja võib-olla saab ka mingisuguseid ideid, et kuidas teha või kuidas nagu mitte teha. Et igal juhul loodan, et võib-olla nädalas korra ühe mingisuguse sellise video kokku panna ja kui kellelgi on mingit sellist küsimust või tundub, et ma võiksin osata aidata, siis võib loomulikult küsida ja ma siis katsun järgmisel korral seletada. Aga praegu tšau!